Hei, ma räägin sulle täna ühe loo. Mõni aasta tagasi, ma arvan, see oli juba 3-4 aastat tagasi, kui ma pidin minema Prantsusmaale, Nitsasse, et seal kokku saada ühe potentsiaalse äripartneriga. Ja oli siis hommik käes, mina lähen varahommikul kella 5 ajal sõidan lennujaama. Väga imeline maikuu hommik oli. Ja olen siis seal värava juures, kus siis küsitakse passi ja dokumente, et hakkan minema väravasse. Ja proua võtab minu dokumendi ilusti kätte ja siis ütleb, wait, ma'am, wait a second. Ja vaatab dokumenti uuesti, ütleb, et your document is expired. Ja ütles mulle, et sinu dokument on kehtivuse kaotanud. Ja babauš, mis minuga juhtus, eks. Kogu mu see maailm nii-öelda sellel hetkel jooksis kokku. Mis juhtus oli see, et mind ei lastud lennuki peale, sellepärast, et mu dokumendi kuupäevad olid siis aegunud. Ja loomulikult, kui sa oled harjunud nii-öelda reisima, siis sa iga kord alati ei mõtle selle peale, eks. Nii ka mina. Aga mis toimus? Ma läksin koju tagasi. Minu perekond oli alles nii-öelda ärkamas selleks ajaks, kui mina siis koju tagasi jõudsin. Ja terve see tee, kui ma sõitsin lennujaamast koju tagasi, minu peas, mis toimus, oli see, et issand jumal, Liina, kuidas see nii loll on, et kuidas sa ei vaata oma dokumendi numbrit, no kuidas sa üldse niimoodi reisima lähed tänapäeval või et mis sul viga on, sa oled ikka täiesti mõttetu, täiesti läbi kukkunud, mida sa partnerile ütled, et mis inimesed sinust arvavad ja kõike seda. Ehk siis minu sisemine kõne oli täiesti läbi lõhki negatiivne, eks. Ja ma läksin koju, ma mäletan, et ma muretsesin selle pärast, et mida mu mees nüüd selle peale mulle ütleb, kes siis lastega hommikul ärkamas oli. Et kuidas ma lähen koju, värisema käega, teen selle välisukse lahti, lähen tuppa sisse ja mees tuleb mulle imestunud vastu. Mis juhtus? Mis asja, et sa peaks lennuki peal olema, eks? Ja mina siis jumala longus, olin valmis kõike seda vastu võtma, et nüüd tuleb sealt mingi hulgisa. Ja ta ütles mulle, et ma ütlesin, et mu dokumendid olid aegunud, ma ei saanud peale. Ja oli nagu ootuses ja siis ta ütles mulle, et kuule, aga lähme, mine vaata passi, et vaata, kas pass toimib. Vaatasin passi, mõtlesin, ma nagu ise olin korraks segaduses, vaatasin passi samamoodi, oli ka aegunud, enam-vähem ühel ajal siis tellitud. Ja siis ta ütles, et kuuled või, kui on võimalik, siis ainult Eestis. Ja sa saad täna uued dokumendid ja mine homme lennuki peale. Mis ma selle looga tahan öelda? Ma jõudsin järgmisel päeval Prantsusmaale ja ma sain selle äripartneriga kokku ja kõik asi laabus. Aga mis ma tahan selle looga öelda? Kui oluline on see, mis inimesed sind ümbritsevad. Kui minu partner, mu abikaasa, oleks olnud seda tüüpi, nagu mina iseenda suhtes olin, kuidas sa oled nii rumal, kuidas sa aru ei saa ja nii edasi, täis negatiivsust ja nii-öelda siis ongi läbikukkumise mentaliteet, et me ei proovi, me ei lähe edasi, siis see, mis on sinu ümber need inimesed, siis sa lõpuks oled ise sama. Ma oleksin alla andnud, ma ei oleks mõelnud, et issand, ma oleks löönud käega seda, kes see ikka mulle päevaga uue passi teeb või mis asja, et ma võib-olla isegi poleks mõelnud selle peale. Aga mida tegi tema minu üllatuseks, oli see, et ta ütles, et pole midagi, lähme edasi, vaatame, kuidas me saame selle olukorra praegu kiiresti lahendada, sellepärast, et sul on vaja saada Prantsusmaale võimalikult ruttu, eks. Ja see avas minu silmi. Ma olin seda varem kuulnud, aga see sama juhtum jällegi tõestas mulle, et issand jumal, Liina. Kui sinu ümber ei ole selliseid inimesi täna, mitte alati ei ole, minu nii-öelda päritolu perekonnast, mitte kõik inimesed ei ole olnud positiivsed ja alati lahendustele orienteeritud, siis tuleb neid inimesi enda ümber muuta. Ma ei ütle seda, mina suhtlen ka oma perekonnaga edasi endiselt ja meil on väga head suhted, suhtlen ka oma sõpradega, kõikidega on head suhted. Aga need, kellega sa enim suhtled, kes on sinu ümber igapäevaselt või kellega sa kokku puutud, siis nende osakaal sinu elus on väga oluline. Kas nad tõstavad sind, kas nad aitavad sind edasi või nad tõmbavad sind tagasi? Ehk siis selles mõttes, et kas nad toetavad sinu ideid näiteks,
pakuvad sulle lahendusi, viivad sind inimestega kokku või nad ütlevad, mis sa hakkad, tead, läinud on läinud, ma ei tea, sellel ei ole mõtet, äkki inimesed ikka ei taha ja kuule, sul on ju nii hea töökoht, et ära nüüd hakka muutma siin ja nii edasi, et mis iganes asi see on, mida sa tahad saavutada ja mis iganes asi see siis on, mida sulle sealt vastu öeldakse, et miks sa ei saa või peaks seda tegema. Mina olen aastatega üsna digiteadlikult oma võrgustikku loonud ja teen seda endiselt edasi ja seda on võimalik teha läbi mitme viisi. Ja täna ma tahtsin sulle tuua mõned populaarsemad ja mõned minu jaoks, mis on toimivamad et mis siis võiksid sinu ümber ka neid inimesi kujundada. Ehk siis, kuidas ümbritseda ennast edukate inimestega. Kõigepealt, kõige lihtsam minu jaoks viis on see, käi üritustel, eks. Mine konverentsidele, mine koolitustele ja mitte ainult see, et sa lähed sinna, kuulad, väga tore on ju, sain need teadmised ja nüüd lähen koju tagasi. Ei, kui on pausid, siis sa suhtled inimestega. Mismoodi see käib? Paljud inimesed ei julge, mina ka ei julgenud alguses, by the way. Aga sellest tuleb üle saada. Kuidas sa suhtled inimestega? Lähed kohvijärjekorda, jood kohvi näiteks, lähed kohvijärjekorda või võib ka tee olla. Ja su ees seisab inimene ja sa ütled talle, et tere, kuna me siin järjekorras juba seisame, saame siis tuttavaks. Mina olen see, kes sina oled, on ju. Või siis on, mis sulle siiamaani, kuidas sulle konverents meeldib näiteks. Täiesti lihtsalt hakkad arendama vestlust. Ja see on see, et aga kui ma ei julge, siis sellises olukorras on see, et mida sa tahad. Kas sa tahad olla edumeelne, kas sa tahad edasi jõuda elus või sa ei taha, on ju. Et siis tuleb oma nendest argpüksi pükstest välja astuda ja oma lõviküstüüm selga panna lihtsalt selles momendis, eks. Ehk siis parim viis on minna konverentsile või koolitusele, kuskile live-üritusele, kus suheldakse inimestega. Tänapäeval on see eriti lihtne sellepärast, et igasuguseid üritusi korraldatakse. Meie teeme äriklubi naisettevõtjatele näiteks 14. detsember on tulemas, kui on huvi. Et erinevaid võimalusi luuakse täna ja ole seal, kus on need edumeelsed inimesed, sest edumeelsed inimesed arendavad ennast ja nad käivad nendel kohtadel. Ja nad suhtlevad inimestega väga hea meelega, seda ei pea kartma. Teine asi, meil on internet täis igasuguseid kogukondi, gruppe, mine sinna, lõika ülesse. Ma tahan omale mastermind gruppi luua. Ma hakkan, ma ei tea, tegelema investeerimisega, alustan ettevõtlusega, teen raha sellega, mis on südamelähedane. Et palun, kas keegi tahab minuga seda teekonda jagada ja hakkate koos käima mastermind grupi põhimõttel, eks. Siis on sul võimalik korraldada ise üritusi näiteks, mida olen ka mina teinud. Korraldad ise üritusi nendele inimestele, kellega sa tahad ennast ümbritseda ja seal jällegi suhtlemine. Ma panin küll konverentsid, koolitused ühte patta, aga siinkohal ongi, nad on nii-öelda webinaridel on võimalik, aga webinaridel on nii-öelda seda kontakti luua. Seal on see üleskutse, mida sa saad teha, et kulge, hakkame tegelema, ma ei tea, raha uskumustega ja ma otsin oma ümber neid inimesi, et kes tahab minu kampa tulla. Ja siis teed ühise chati ja hakkate seal lepite kokku, kuidas te kokku saate ja nii edasi. Või teete virtuaalse gruppi, ka see variant on. Ma olen olnud paar aastat mõnes ülemaailmses nii-öelda virtuaalses grupis. Üks grupp on isegi, 2017 aastast meil päris aktiivne siiamaani ja seal on naised Norrast, Saksamaalt, Horvaatiast, sealt Iisraelist. Et väga international seltskond, et kõik on võimalik, tänapäeval eriti. Ja sa oled nende inimestega ühenduses ja ma olen nendega paariga ka päriselt kokku saanud erinevates kohtades. Et see, et sinu ümber ei ole neid inimesi, ei ole mitte kellegi muu teha kui sinu enda teha. Jah, kahjuks jällegi kõik taandub meie enda peale, on ju. Ja kui sa tahad ümbritseda ennast edukate inimestega, siis sa saad seda teha. Ühesõnaga, käi live-üritustel, konverentsidel,
mis iganes avalikel koolitustel, kus on eriti minu arust minu kõige kvaliteetsem nii-öelda võrgustik tegelikult on tekkinud kõrgemahinnalistest koolitustest ja mitte virtuaalsetest niivõrd, vaid live-koolitustest. Ja need koolitused maksavad paar tuhat eurot. Ma väga-väga soovitan investeerida, mina alustasin täpselt samamoodi niimoodi, et ei tea, kus mul see raha tuleb, aga ma ostsin selle koolituse, leidsin, ma ei tea, selle raha, see oli lihtsalt otsus, et ma lähen sinna ja sealt ma olen enda ümber ka kõige edukamad inimesed saanud, sellepärast, et ma ütlen veel kord, need inimesed, kes on väga edukad, olgu see siis õnnelikkuse poolest, olgu see elu saavutuste poolest, olgu see raha poolest, need inimesed arendavad ennast ja nad teavad, mida tähendab iseendasse investeerimine. Sest see, mida saad siia, seda ei saa sult keegi mitte kunagi ära võtta. Vara ja nende asjadega võib juhtuda igasuguseid asju. Nii et konverentsid, kõrgemahinnalised koolitused või head koolitused, konverentsidest ka muidugi oleneb Nordic Business Forum näiteks, Eestis Password, kus on tipud kohal nii-öelda, siis mis ma ütlesin, grupid, kus sa saad üleskutseid teha, ma olen nimetanud ka varem näiteks naisinvestorite gruppi, finantsvabadus, ettevõtjate grupp, kui need teemad on sinu jaoks, siis meie enda kogukond, siis täiuslik karjäärkogukond, eks, kus on minu kliendid, kus teie olete koos, et seal on need inimesed, kes on edasi viivad ja nii edasi, et ole aktiivne ja tee ja loo ja korralda ja miks mina ka nii-öelda siis, see ei ole minu esmane põhjus, aga ma teadlikult ka mõnes mõttes vahest teen programme, mis kujundavad minu ümber need inimesed. Et ka läbi töö tegelikult on võimalik ümbritseda ennast nende inimestega, aga see on juba niisugune võib-olla pikem protsess ja nii edasi, et kui me räägime kiirematest tulemustest, siis on need, mida ma olen siin juba paar korda üles loetlenud. Tähtis on see, et sa oled julge, sa lähed välja ja suhtled nende inimestega. Ja mis ma siinkohal veel välja tooksin, et see ei ole lihtsalt see, et ma saan selle inimesega tuttavaks ja kõik, vaid see on see, et ma jään nende inimestega suhtlema. Ja suhete töö on teadlik töö, ma kutsun ta välja, ma kutsun ta kohvile, ma loon talle väärtust, ma ei tea, jagan talle mingeid kontakte, niimoodi, et ma saan talle olla oluline ja tema näeb minus väärtust ja tegelikult on alati need asjad vastastikused, kuidas me saame üksteist aidata. Me alati saame kõiki aidata, vahet ei ole, millisel järjel see inimene on oma elus. Ta on lihtsalt samasugune inimene nagu sina ja ehk siis hästi tugevalt see initsiatiiv, aga inimlikult on ju, et päris mingiks hulluks pole ka mõtet ka minna, et liiga on jälle liiga üle võlli, et sa tead, kuidas inimesega suhet hoida, et ole sina ise, eks, aga samas hoia seda pilti omal, seda visiooni omal ees, et sa oled ümbritsetud nende toredate, toetavate ja ägedate inimestega. Ja üks koht tuli veel meelde, loomulikult ma mainisin korraks äriklubi, ma ei ütle, et sa pead äriklubisse astuma, aga organisatsioonid, kus siis käivad edumeelsed inimesed koos ja jumala eest, minugi poolest mul ei ole kahju öelda, on naisteorganisatsioon Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioon ENA ehk siis PPV, mis on tegelikult ülemaailmne. On BNI-sid, on ärivõrgustik, on Eduakadeemia kogukonnad, ma mainisin ja nii edasi. Et sellised kogukonnad on liikumas, leia sina enda oma ja siis tule minu omasse. Ja sellised mõtted, jah, ma soovin sulle ilusat alanud nädalat, ma loodan, et sina oled terve, mina olen pisut täna sellises seisus, aga me kohtume kindlasti sinuga jälle järgmine esmaspäev. Tšau!